Ettekandjal oleme arupärimise ära kuulanud ja teatavaks võtnud. Meie päevakorra teine punkt on Tulika tänav 1, Luunini tänav 12, Luunini tänav 14, Luunini tänav 16 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljamaale suunamine ja ettekandeks on kõnetooli asunud abilinnapea Raimond Tamm. Palun. Tere päevast, head volikogu liikmed. Linnavolikogu algatas siis juba 2012. aasta 11. oktoobri otsusega kõnealuse detailplaneeringu koostamise ja eesmärk oli siis täpsustada multifunktsionaalse päevakeskuse asukoht ja hoonestustingimused ning lahendada piirkonna liiklus- ja parkimiskorraldus. Ja planeeringuala on meil suurusega ligikaudu 3 hektarit, asub see Maarjamõisa linnaosas. Planeeringuala kruntidest osa on ka tänasel päeval juba hoonestatud ja Luunini tänavaäärsele alal on siis rajatud ka kliinikumi parklad. Meie linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritav ala juhtfunktsioonideks haridus- ja teadushoonete maa, samuti muu ühiskondlike hoonete maa ja väikeelamute maa ja planeering on ühtlasi siis ka meie linna üldplaneeringu kooskõlas. Sellel territooriumil asub ka arheoloogiline miljööpiirkond, nimelt siis Maarjamõisa asulakoht. Samuti on Tartu linna üldplaneeringuga määratud Maarjamõisa miljööväärtusega hoonestusala, mille eesmärk on siis tagada endise Maarjamõisa keskuse planeeringu, samuti siis peahoone, abihoonete, pargi, veel ka alale jääva tiigi ja väljakujunenud teestiku ning ka kauge sisevaadete säilimine. Planeeringu lahenduses on ka nimetatud eesmärkide saavutamisega arvestatud. Ja mida siis planeeringu lahendus ette näeb? Nimelt siis Tulika 1, Luunini 16 ja Ravili 19 kinnistute baasil uue krundi, see on siis skeemil positsioon 1, moodustamise ja ehitusõiguse andmise siis Tammelinna Veeriku sotsiaalkeskuse ehk siis niinimetatud perekeskuse rajamiseks ja keskuses hakkaks siis tegutsema sotsiaalabi osakonna piirkonnakeskus, kus teenindatakse kõiki sotsiaalabi vajajaid kõnealuses piirkonnas. Ja lisaks koondatakse kavandatavasse keskusesse teenused erinevatele sihtrühmadele, näiteks lastega peredele ja eakatele inimestele. Ja sellele positsioon 1 on siis lubatud ehitada 1 hoone, mille suurim lubatud ehitusalune pindala on 700 ruutmeetrit. Ja kokku oleks siis hoone kuni 2-korruseline. Ja positsioonil 2, mis on skeemil ka kajastatud, on siis Maarjamõisa peahoone ja abihoone, mis on planeeringuga ette nähtud restaureerida ja kõik ülejäänud positsioonid, mis on veel põhijoonisel kajastatud, on siis põhimõtteliselt parkimisrajatiste ja tee alla jäävad maad. Planeeringu mahus on täiendavalt koostatud ka liiklusmõju analüüs, mis käsitleb liikluse teket ja parkimisnõudlust ja nimetatud töös antud soovitustega on siis ka samuti planeeringu koostamisel arvestatud. Bussipeatuste paiknemine, jalakäigu teekondade analüüs, kõik see on aset leidnud ja on siis planeeritud täiendavaid ülekäigukohti ja ülekäiguradasid. Samuti on tehtud ettepanek rajada kergliiklusteed Tulbi tänavale, Puusepa tänavale ja Luunini Põik tänavale. Planeeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimus möödunud aasta 5. juunil ja selle käigus esitatud ettepanekutega on siis samuti põhilahenduse koostamisel arvestatud. Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku planeering vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata. Aitäh, palun, kas on ettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, ettekanne oli ammendav. Tänan. Ja kaasettekandeks palun kõnetooli arenguplaneerimiskomisjoni aseesimehe Jelena Kalbina. Palun. Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, et antud detailplaneeringut on Arengu- ja planeerimiskomisjon arutanud 12. märtsil toimuval komisjoni istungil ja on otsustatud toetada antud detailplaneeringu vastuvõtmist. Aitäh. Aitäh, palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh. Sõnavõtusoove ei ole esitatud, kas keegi soovib esineda repliigiga? Repliigisoove ei ole. Lõppsõna vajadust järelikult ei ole ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada? Poolt 35, palun hääletada, kas keegi on vastu? Vastuhääl ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.